Tere! Rõõm ja hirm on siin olla. Aga ma mõtlesin, et ennem kui 70-seks saan, et teen ühe avaliku esinemise ka. Täna räägin ma sisukast raamatupidamisest. Aga ennast tutvustades ma alustaks sellest, et ma olen targa ja ilusa naise abikaasa, 2 ägeda tütre isa, aga siin tõenäoliselt ikkagi sellepärast, et Hansa Grupi finantsjuht protsesse digitaliseerinud 95. aastast. Ja natuke on haridust ka. Konteksti andmiseks, et mis on Hansa Grupp? Meie oma 15 raamatupidajaga hoolitseme circa 14 ettevõtte raamatupidamise ja finantside eest. Hansa Grupp teeb circa 121 miljonit käivet, meil on 900 töötajat, suurusjärk 500 bussi, 5500 autot. Need 5 teemat moodustavad minu jaoks pildi sisulisest raamatupidamisest. Ja me käime need ükskaaval läbi. Et kogu presentatsioon tegelikult on minu enda vaade, et see ei kandideeri mingile absoluutsele tõele. Raamatupidamine peab ju väärtust pakkuma. Ja mina alustaks väärtust pakkumist oma kaastöötajatest ja juhtidest. Meil on, nagu ma ütlesin, 14 ettevõtet, kelle eest me hoolitseme, me peame kõiki nende inimeste eest hoolitsema. Ja miks just nendest? Sest oma kaastöötajate ja juhtidega me loome väärtust, mille eest tegelikult omanik meile maksab, milleks ta on meid palganud. Me peame pakkuma kiireid ja selgeid andmeid. Kui andmed on aeglased, siis nende väärtus kaob ja selgeid andmeid, arusaadavaid, mitte läbipaistvaid. Kui keegi tuleb mulle rääkima läbipaistvusest, siis ma mõtlen, et ma kujutan teda ette näiteks siia. Ma vaatan teda rääkimas, ma piilun tema kõrvas sisse, mõtlen, et millega ta mõtleb. Ja ma näen teid, eks. Et see on tühjus, see on kõik läbipaistvus. Siin ümberringi on läbipaistvaid andmeid väga palju, süsteeme. Andmed saavad kasulikuks siis, kui nad on mõistetavad, arusaadavad, selged. Ehk kui kõik see, mis siin levib, need bitid, baidid, jõuab teie ekraanile või siia ekraanile, siis on need teie jaoks selged. Raamatupidamissüsteemid peaksid olema paindlikud, sest iga jäik süsteem on kallis süsteem, igat muutust on raske läbi viia. Raamatupidamine peab olema valmis ka uuendusteks. Et kui kasvab äri, tulevad uued äriliinid, siis me peame selleks valmis olema. Me peame teadma ka seadusandlust, regulatsioone, et kuidas tõlgendada seda äri jaoks, mida need tähendavad meie äri tulevikule. Andmed peavad kättesaadavad olema, et silod ei ole enam okei. Infosüsteemis peavad andmed olema vabad just sel hetkel, kui keegi seda vajab, kes on selleks õigustatud ka, et neid näha. See on paradigma muutus, sest kunagi oli raamatupidamine see koht, kuhu kogunes kõik see info kokku. Nüüd on raamatupidamine üks infosüsteemi osa. Meil on tööriistad nagu BI, meil on ostuarvete käitlussüsteemid ja raamatupidamine on ainult üks selles osa. Et paradigma muutus. Me ei ole enam see, vaid me oleme osa millestki. Me peame toetama äriprotsesse, et selle eest ju meid tegelikult tasustatakse. Me peame tõlgendama neid andmeid äri jaoks. Et võtame see standardi, et ettevõtte kokku on kõik okei, eks? Aga kas ka kõik äriliinid on okei? Kas nad on kasumlikud? Tõlgendamist vajavad nii meie kaastöötajad, miks nad sellise palga said, juhid, kuhu kadus kasum. Võib-olla omanik ka, et kui on mingi M&A projekt, et raamatupidamine saab siis tõlgendada, et mis seal objekti finantsaruandluses kirjas on. Raamatupidamine kunagi kontrollis kogu äri minu hinnangul. Sinna tuli kõik info kokku. Tänasel päeval, kui meil on head infosüsteemid, tegelikult äri suudab ennast ise kontrollida. Ja raamatupidamise roll seal juures on, et me suudaks need süsteemid nii hästi üles ehitada, konsulteerida, et need kontrollid toimiksid.
Info täpsus on hästi oluline ja kiirus jällegi, sest kujutage ette juhtimist navigatsioonina. Juht tegelikult navigeerib oma ettevõtet. Ja kui me saame valed andmed, me saame aeglased andmed, siis mis me nendega teeme? Kujutage ette Tänakut ja Järveoja, ja Järveoja ütleb, et kuule Ott, et me pidime vist 5 kilti tagasi kuskile poole pöörama. See on tagasipööre, see on aeg ja aeg on piiratud ressurss, see ei taastu enam. Kuu lõpetamine 3 päevaga on okei. Meie seda veel ei suuda. Me sihime 10 päeva, me oleme valmis kuskil 15 päevaga. Aga see on meil nagu selline eesmärk. Minu hinnangul puhtalt selle suure ilusa kõhu tunde pealt ütlen, et kuskil 5% väärtust loob see raamatupidamine, mis on see standard, mis on nõutud seaduse järgi. Aga see muidugi sõltub ka ettevõtte suurusest ja huvigruppide arvust. Et Maksuamet, TSD-d, KMD-d, infid, see on hügieen. Kõik me teame hügieenifaktorid, motivatsioonifaktorid, Herzbergi teooria 59. aastast. Et hügieenifaktor on see, mis peab olema, aga motivatsioonifaktor on see, mis paneb silma särama. Me peame oma huvigruppide silmad panema särama. Me peame andma andmeid, et vaadata minevikku, hinnata tehtud otsuseid ja planeerida tulevikku, võib-olla otsuseid natukene korrigeerida järgmisteks perioodideks. Ja kui see standard finantsarvestus annab 5%, siis juhtimisarvestus peaks andma 95%. Raamatupidamine kogub andmeid ja täidab struktureeritud andmetega, mõtestatud andmetega andmeaite, millest need andmed jõuavad finantsarvestusse ja juhtimisarvestusse. Et teha otsuseid. Ja need andmestruktuurid, et kuidas need andmed üles ehitada, need oleks mõttekas rääkida läbi oma huvigruppidega, mis on nendele see eesmärk, milleks nad ja mida nad tahavad. Siis me saame vastavalt sellised oma süsteemid üles ehitada. Digitaliseerimine on äge, aga sellest rohkem minu jaoks on oluline seda mõtteviisi julgustada. Mul meeskonnas on kõvad digitaliseerijad, kasutavad rohkem tööriistu kui mina. Igasugused SQL päringud, Power Automate'id, nüüd seda AI-d ka veel. Et kui sul on mõtteviis, et on mingi rutiin, siis kohe automatiseeri see. Kõik ei pea olema alati nii, nagu on olnud. Ja mitte keegi ei tee sinu ees seda asja paremini kui sina ise. Ja kui seda mõtteviisi teil ei toetata, siis liikuge edasi. Meie juures toetatakse, me värbame sellised inimesi igatahes. Ja digitaliseerimine, ma ütlen naljaga pooleks, ma teen selle jaoks, et mu raamatupidajad saaksid katusele päikest minna võtma. Neil oleks vabamat aega. See mõtestab teie töö, enam ei ole puhas andmesisestus, vähem vigade parandamisel peale me ei kuluta aega, sest ajakulu, see tähendab jällegi taastamatu ressursi raiskamist. Teil on aega mõelda, loovus, areng, see vajab aega, kas või molutage, eks. Et see on ka parem kui lihtsalt tuimalt, rutiinselt asju või andmeid sisse toksida. Skaleeritavus. Me grupp kasvas 4 aastaga, kannete arv raamatupidamises kasvas 63%, käive kasvas 61% ja samal ajal meie raamatupidamises hõivatute arv vähenes 27%. Et iga uus töölõik ei tähenda lisatunde, lisatöökohti, veel hullem ületunde. Ja seosed andmete, finantsandmete ja äriandmete vahel luuakse automaatselt meil. Et sellele me ei pea aega kulutama. Ja efektiivsus tuleb sellest, et 2 süsteemi, nii finantsarvestus kui juhtimisarvestus, saavad samade kannete pealt oma andmed. Kui me need finantsarvestuse kanded ja süsteemid hästi läbi mõtleme.
Mõelge seostatud andmetele. Kui me ütleme, me ostsime, meil on bussiettevõte, ostsime 1000 euro eest kütust versus me ostsime 1000 euro eest 770 liitrit kütust, sõitsime nendega, selle kütusega 3000 kilomeetrit Tartu liinidel suurte bussidega, kus kulunorm on 23 senti kilomeetrile, aga meil tuli 26, eks. Et see info on hoopis väärtuslikum kõikidele meie huvigruppidele. Digitaliseerimine tähendab tarkvara valikut. Et tarkvara peab sobima. Kui te olete oma äriprotsessi hästi ära lihvinud ja see on see strateegiline edutegur, siis ei saa valida sellist tarkvara, mis ei sobi selle protsessiga, sest on võimalik teha kas oma protsess ümber tarkvara järgi või tarkvara ümber protsessi järgi. Veel parem on, kui sa leiad sellise tarkvara, mis sobib su protsessiga. Ja need nõuded ei ole ainult funktsionaalsed nõuded, ehk kuidas ma midagi seal sees teen, vaid võtame ka mittefunktsionaalsed nõuded. Võtame selle kõige olulisema, mis on 3. punkt, tugi ja partnerid. Ma küsin siin saalis, et kes saab elus hakkama ühe partneriga? Tõstke käsi. Ma ei mõtle nüüd isiklikku elu. Ei ole, eks. Mul on 3 panka partnerit, eks. Jaemüük, eks, ühe juures käid tavaliselt, teise juures käid siis, kui on kell 12 öösel tuleb meelde, et on vaja pannkooke teha. See pood on lahti lihtsalt Prisma, eks. Et lähed sinna. Väga oluline lugeda läbi litsentsi tingimused, sest kui ma olen näinud, et seal on selliseid tingimusi sees, et see müüja või partner või rentija võib teie äri halvata, eks. Tõsta oma suve järgi iga kell nii palju hinda, kui tahab, eks. Aga mis te teete, kui te olete pannud näiteks sellesse ERP-i sisse juba 1 000 000 eurot, eks, et te olete nagu konksu otsas juba. Meil oma selles grupis on tarkvara muidugi juba 2007. aastast sama versioon. Me oleme seda arendanud, me oleme sinna liitnud juurde muid tarkvarasid, liidestanud, me oleme võtnud juurde funktsionaalsusi, aga see on kõik sama. Ja väike nõuanne ka, et kasutage seda tarkvara, mis teil on rohkem, et ei ole vaja igasugust muid asju sinna juurde võtta. Mina näiteks lõin laomoodulisse oma investeeringute portfelli, siis see päris hästi saab hallata, FIFO ja kaalutluskeskmine kõik töötavad. Et mis teeb raamatupidajast äripartneri? See, mis on vasakul, sellega me kindlasti rahul ei ole. Võib-olla mõned on, kus on koer, ATV ja üks tegelane, seised firmad, et võib-olla ei olegi rohkem vaja. Aga me otsime süstematiseerijat, uuendajat, digitaliseerijat, et asjad areneksid, arendajad, partnerid, kes hoiab koos äri, finantsi ja juhtimise. Ma olen digitaliseerinud alates, nagu ma ütlesin, kuskil oli kirjas vist 95. aastast, esimene kord viisin paberi žurnaalide pealt raamatupidamise First Office'isse. Järgmine suurem asi oli, viisime kogu äri, nii ostu, müügi, lao, finantsi ja e-kaubanduse üle ühele tarkvarale. Mis me saime, mis see väärtus oli, mis väärtust saab ühest digitaliseerimisest. 80% meie tellimustest läksid e-kaubandusse, tulid sealt kaudu, 20% läbi müügihaldurite. Käive vastupidi, 80% tuli läbi müügihaldurite. Me võitsime aega, digitaliseerimine on aeg ja aeg on taastamatu ressurss. Nad said kasutada oma aega, et teha rohkem käivet suuremate klientidega. Teine asi, me kliendid hakkasid nägema meie laoseisu online'is. Kui nad meile külla tulid, siis see kaup oli neil olemas. Mitte nagu ka rautas, et vaatad veebipoest, et seal on 100 tükki poes, lähed kohale ja söödakse, ei ole. Tühi sõit, ajakulu. Me ei tahtnud oma kliente niimoodi jooksutada.
Mõnda aega tagasi käis kampaania, ma ei tea, võib-olla keegi siin olijatest pani tähele, et me ei otsinud raamatupidajat. Aga keda siis Hansa Grupp otsis? Ja mis see Hansa Grupi seal mõte seal taga oli? Mul ei ole olnud juhti circa 12 aastat. Kuigi eelmine aasta ma sain teada, et mul on Eesti parim juht. Valiti selleks. Kontoris ta käib ringi, ta ütleb, et ta on, kas ta siis ütlebki? Ta ütleb, et ta on sitt juht. Mina näen ka teda rohkem omanikuna. Ta on valinud omale meeskonna, keda ta usaldab, ja usaldus tähendab vastutust. Me võime teha kõike, me võime eksida, aga me peame proovima. Me ise vastutame oma tegude eest. Me peame ise leidma need asjad, mida teha paremaks. Ja ise ära tegema. Just seda ma otsin oma meeskonnas ka, oma raamatupidajates, ja ma pakun seda. Meil alles hiljuti üks raamatupidaja tegi ühe juurutuse. See oli näha, et see läheb väga raskelt, aga me andsime selle võimaluse selle inimesele, et ta prooviks, eks. Ta proovis, me saime peaaegu hakkama. Aga kogemus on väga, väga äge sellest. Kui me ütleme, meie raamatupidajad on nii raamatupidajad, finantsjuhid, nad on maksuspetsialistid, nad on psühholoogid ja kuna meil on 900 töötajad, siis nad on ka tegelikult lasteaiakasvatajad, eriti juhtide. Kui me hakkame selle kampaaniat välja töötama, siis üks selline asi tuli välja, et kampaania meeskond ütles, et me ei otsi krunniga tädi. Ma eelmisel sessiooni ajal nägin, et ühel inimesel oli siin krunn peas. Mul ei ole mitte midagi krunnide vastu ja mul ei ole mitte midagi tädide vastu. Aga see tuleb ära sisustada, eks. Meil ei olnud vaja sellist inimest, kes teab kõike, teeb kõik täpselt nii, nagu kogu aeg on teinud ja midagi rohkemat. Ennast ei arenda, uusi tööriisti kasutusele ei võta ja lõpuks ta on natuke kuri ka veel. Et parima kandidaadiga, kes meil olid kõik need asjad täidetud. Me ei hakanud rääkima teebetist, kreedetist, maksudest, põhivarast. Me hakkasime rääkima infosüsteemidest, andmeaitadest ja inimestest. Meeskonnal peab olema mõtestatud töö, eriti sellistel inimestel. Väga lihtne on asendada andmesisestust tehnoloogiaga, aga loomingulisest raamatupidamist on palju raskem ja loominguline raamatupidamine ongi see, mis on väärtus. Ta loob, ta arendab, ta digitaliseerib, ta uuendab. Ja me oma grupiga tahamegi paremat. Me värbame pidevalt. Kui kedagi kõnetab see, siis me värbame praegu. Väike reklaam ka siit, et võite pärast tulla mulle juurde öelda, et te tahaks sellest rääkida. Ma kuulan kõik ära. Aga sellega ma lõpetaks, et raamatupidamine on äge, kui seda teed ägedaks. Ise peab olema see, kes teeb. Ja olge julged uuendajad, sest miski ei püsi paigal. Äri kasvab, meie peame kasvama. Me peame olema ärist ees. Aitäh! Ja suur tänu, Priit! Läheme kohe nende küsimuste juurde, mida on tulnud arvukalt. Ja ma vaatan, et mitte ükski ei küsi, okei, olen valmis tulema, mis palk on. Kõik läksid sügavamale. Kõik on läinud sügavamale. Mis on üks protsess, mida enamik ettevõtteid peaks kohe lõpetama või ümber tegema? Mida sa näed, mida sa kuuled, et ikka tehakse, aga sinu digitaliseerija kogemus ütleb, et no kuulge, et kui ei ole mingit selget põhjust, miks te endiselt seda teete, siis peaks ära lõpetama. Ma võtaks ühe valdkonna, see on täpselt see sama infovahetus, et ma mainisin siin Fitechit. Mida ei peaks tegema, on see, et me käime arvetega ja küsime nendele kinnitust. Me küsime selgitust, et kuidas ma selle jagan. Eks. Et meil on vaja busside vahel jagada, meil on vaja osakondade vahel jagada. Osad arved maksavad bussid teil või? Jah. See on päris hea. See on hea mõte. Okay. Filosoofiliselt küll, bussid teenivad meile raha koos bussijuhtidega. Niimoodi ikkagi, et mingid inimesed lõpuks maksavad? Natuke on peal küll, veel ei ole ise sõitvaid. Aga see on üks selline protsess, mis võiks olla, et just see infovahetus, aruandlus, meil on
ERP on see süda, eks, et kus kohas on andmed, aga infosüsteemi teine väga oluline asi on BI lahendus, ClickView, et me jagame seda infot, et ükskord sisestame, see on kõigile huvigruppidele kogu aeg saadaval. Ma ei pea küsima, mõelge, kui ma küsin mingid andmed, mis mul kas igapäevaselt, iganädalaselt vaja, ma formuleerin küsimuse, ma katkestan raamatupidaja töö. Tema on keskendunud, peab ümber keskenduma, mulle vastama, mina sellel ajal ootan. Siis tuleb see vastus. Hästi, kui tuleb see õige vastuseks. Võib tulla see, et ma olen valesti küsinud. Tuleb vale vastus. See on selline nagu ajakulu jälle. Et meil on see inimestel tehtud kogu aeg kättesaadavaks. Et info jagamine. Et ei oleks silosid. Ei tuleks Lätist, küsid Lätist raamatupidamise arvamine, et sul tuleb Excel, kus on puhtas ilusas läti keeles kõik ja siis tõlgi. Tuleb ikka aeg-ajalt? Enam ei tule. Enam ei tule. Digitaliseerime. Ütle üks lätikeelne raamatupidamistermin, mille selgeks said. Teip on leedu keeles. Penkis, see on ka leedu keeles. Aga kahest leedu keelesest ongi juba üks lätikeelne. Ja, ma võin vene keeles öelda, et priibel iu põtki. No väga hea. Kes selle eest vastutab, et andmetest aru saadakse? Kas see on nagu, muidugi on see andmete andja ülesanne, eks ju, aga sama palju küsija küsimus. Kuidas sina oled seda ise enda jaoks mõtestanud? Oled sina finantsjuhina, on see raamatupidaja kohustus rohkem või siis juhi ülesanne olla ikkagi nii palju selles võimekas, et hoida sind partnerina töös? See oli tegelikult, ma ju käsitlesin seda ka oma siin ettekandes, et see on koostöö. Koostöös mõtestatakse andmed, sest alguses, kui tuleb näiteks meile Fitekisse tuleb arve, siis äri mõtestab selle raamatupidamise jaoks. Äri ja raamatupidamine on omavahel kokku leppinud, mismoodi me need andmed struktureerime, milline on kontoplaan, dimensioonid, objektid, grupeerimised. Ja kui see on koostöös tehtud, see ongi see koostöö eesmärk, et nad teaksid, miks me nii teeme ja mida me teeme ja mida me vajame, et sedasi teha. Et see on koostöös, ja kui oleks raamatupidamine oleks asi iseeneses, siis tõenäoliselt paljud ei mõistakski neid andmeid. Nii, ütled, et raamatupidaja on rohkem kui numbrid, mis hetkel muutub see päriselt äriliseks nagu väärtuseks, mitte lihtsalt millekski, mis on seadusega ette nähtud, kohustuslik ja mis täidab nagu sellist formaalset siis kordast, et normid näevad nii ette, seadused, regulatsioonid. Siis, kui sellest raamatupidamisest on kasu kogu ettevõtte äriprotsessi osanikele, et nii juhtkonnale kui kaastöötajatele. Kui raamatupidamine asi iseenesest, siis võtame need standardkontoplaanid, eks. Jah, väikse ettevõtte saab sellega ära tehtud, eks. Võib-olla ei tunne ettevõtte juht ka rohkem huvi, ka juba see on siis fine ju. Olev sellest, et mida sul toodatakse, et sa pead sellele ootustele vastama ja paar sammu ees olema. Sest kui näiteks tuleb raamatupidaja juurde juht küsima, et järgmine aasta muutub maksuseaduseks, raamatupidaja juba teab seda. Ta vastab, see mõjutab meie seda äri osa, eks. Et see on see laiem, et see ei ole enam andmesisestaja. See ongi see raamatupidaja, finantsjuht, maksukonsultant, psühholoog, lasteaiakasvataja. Aga oled sa ise ikkagi ka tajunud seda, et mingi üldistuse ma julgen teha, et kui juhatuse tasandil otsustatakse, ma ei tea, toimub mingi tähistamine, siis nagu sagedamini ikkagi esimesena saab umbes turundus, müük, seal kutse. Ja mõnikord tuleb isegi meelde ka raamatupidamisele kutse saata. Et see on ju hästi paljudes organisatsioonides ikkagi mingi selline kultuuri osa. Miks see nii on? Võib-olla paljudes organisatsioonides on niimoodi, aga meil saavad raamatupidajad. Teil ei ole kindlasti, te saadate ise kutse. Mitte kõik, aga osad ikka kutsutakse. Aga miks see nii on? Miks see raamatupidamine on siiani tundunud paljudes kohtades nagu selline just see, mis peab olema? Et muu hulgas ettevõte tähendab seda, et on raamatupidamine. Jah, et rohkem väärtust ei looda, eks. Luuaksegi väärtus ainult selle jaoks, et on DST, INF ja KMD tehtud, eks. Majandusaasta aruanne saab tehtud ka 6 kuuga, eks. Aga kui on igapäevaselt suhtlus, meil raamatupidajad on ka veel suhtlejad, eks, et nad käivad ärides kohal. Üldiselt me oleme
konsolideerinud kõik inimesed ühte kontorisse, et seal ka sünergia nende vahel tekiks, info liiguks, oskused saame jagada, eks, üksteist abistada. Nad käivad vähemalt üks kord päevas või üks kord nädalas ärides laiali. Ja täitsa siit ka viimane küsimus. Milline on see kõige tüüpilisem põhjus, miks raamatupidaja kui partner või see selline partnerlus ei teki, eks ju, et üks on see, et seda tähtsust, aga kui me mõtleme nagu inimeste tasandil, inimeste omavahelise läbisaamise tasandil. No, peab olema üksteise, esiteks peab olema usaldus, aktsepteerimine, kindlasti väike keemia ja üksteisele ka kasulikud olema, eks, et sina oled mulle kasulik, mina olen sulle kasulik, eks, et raamatupidaja ei ole enam see, kes palka maksab. Raamatupidaja on see, kes jagab infot. No, väga tore, suur aitäh sulle ettekande eest. Teie ees oli Priit Sassian, Hansa Grupp ja ma ikkagi, Priit, tahaks ka hästi nagu tõesti nagu isiklikult, et sa julgesid lavale tuua nii nagu detailsed isikliku nagu sellise isikliku võitluse probleemid. Rääkisid siin sellest, et ei peaks olema krunniga, et ma saan aru, et sul on mingi oma asi sellega on, eks ju, et pigem ei taha, et krunn oleks. Minu käest kamm ei ole mõtet küsida. Eks ju, nii et sealt ka siis see reegel on nüüd lahti räägitud. Aitäh, Priit, suur tänu sulle. Edu Hansa Grupile.